Eestis me märkame eriti seda, et kuidas naeruvääristatakse kristlasi, kes võtavad siis piiblilugusid sõna-sõnalt tõe pähe. Ja siis on teised inimesed, kes võib-olla mõistavad piiblilugude niisugust tarkust, aga nad enda jaoks vähemalt tõlgendavad seda metafoorselt. Et isegi kui mõlemad saavad sellest loost nii-öelda kasu, isiklikku kasu ja võib-olla elavad tänu sellele mingisugusele loole või õpetusele paremini, siis mulle tundub, et nad ikkagi ei leia omavahel ühist keelt. Sest see, kes ütleb, et Jeesus kõndis vee peal, seda naeruvääristatakse. Ja see, kes ütleb, et see vesi näiteks sümboliseerib alateadvust ja sa pead tõusma enda alateadvuse üles ja seda kontrollima, et nad ei leia ikkagi ühist keelt. Et kuidas siis nagu piiblit mõista ja kuidas läheneda sellele, et inimesi, kes mõistavad piiblit sõna-sõnalt, neid ikkagi tihtipeale naeruvääristatakse. Ja tihti tulebki see põhjus on siis see, miks ei räägita avalikult seltskonnas võib-olla usust, sest inimesed saavad vastu päid. Jah, siin oli nüüd nii palju asju, kust tahaks hakata liikuma kohe, võib-olla lühidalt tulles korraks selle nõndanimetatud organiseeritud usualase hariduse juurde, et Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika osakonna siis esindaja Olga Šialejev mõned aastad tagasi tegi küsitluse õpilastest, täpselt samas koolis tegi küsitluse sama klassi või sama vanusastme õpilaste seas, kes olid õppinud usundiõpetust vabatahtlikkuse alusel ja kes ei olnud õppinud usundiõpetust. Täpselt sama, isegi samas klassis võisid need õpilased õppida, osad olid valinud usundiõpetuse ja ta küsis just seda nõndanimetatud sallivuse faktorit, et kummad neist on sallivamad teistsuguste näiteks usuliste veendumuste osas. Ja mis selgus see, et need, kes on ise võib-olla ennast usuliselt määratlenud ja kes on õppinud usundiõpetust ehk keda on haritud teiste usuliste ideedega, keda on harjutatud sellega, et on teistsuguseid usulisi veendumusi ilmas kui ainult minu enda arusaamad, nemad olid sallivamad. Ja me jõuamegi teatud mõttes siia sellesse punkti, et tihti sünnivad vaidlused ja lõhestumine tegelikult väga ebaoluliste küsimuste, ma ei taha öelda ebaoluliste, aga siiski võiks siis öelda, et niimoodi eksistentsiaalselt mitteoluliste küsimuste pinnalt. Et ma korraks hüppan, ma ei taha poliitikasse minna, aga ma toon lihtsalt selle analoogia, et kui me nagu mõtleme siin, et meil on Eestis hästi palju parteisid ja kuidas nad vastanduvad ja valimiste eel ja üks ütleb, ma ei tee sellega koostööd, teine ütleb, ma ei tee sellega koostööd. Aga kui me küsime ausalt, et kas me kahtleme, et ükskõik milline Eesti erakond võimule saades nüüd müüb Eesti tegelikult ka maha ja kas Eesti iseseisvus on ohus, siis ma julgen öelda, et tõenäoliselt ükskõik milline valitsus moodustub. Meie Eesti iseseisvus, ehk siis see kõige põhiline asi, tõenäoliselt ohus ei ole, suures plaanis. Ja kirikutega ja uskudega on ju samamoodi, et meil on hästi palju, ka Eestis, eks ole, kas või Eesti kirikute nõukogus on 10 erinevat kristlikku konfessiooni või kirikut ühinenud ja lisaks sellele on veel palju selliseid üksikkogudusi, et teatud asjades ei suudeta omavahel kokku leppida, aga põhilistes asjades ollakse ühel nõul. Näiteks, mis üleüldse siis eristab klassikaliselt kristlasi mittekristlastest, et kui suudetakse uskuda nii-öelda kolmainu jumalasse, siis selles ollakse kokku leppinud. Ja selles osas, kui me räägime, et maailmas on 2,5 miljardit kristlast, siis selles osas me võime öelda, et tõenäoliselt kõik kristlased on kokku leppinud. Ehk siis, ja see on eksistentsiaalselt oluline küsimus. Nüüd küsimus, kas lapsi peab ristima või ei pea ristima või kas mõned muud sellised küsimused, et kas peab pidama tingimata pühapäevana laupäeva või pühapäeva. Siis sellised küsimused väikestele gruppidele on need eksistentsiaalsed, aga mitte suurel pinnal eksistentsiaalsed.
või noh, kas naisi võib ordineerida vaimuliku ametisse või mitte. Et noh, tegelikult tõenäoliselt nendele naistele, kes jäävad ordineerimata või pühitsemata ametisse või need, kes pühitsetakse ametisse, nende enda isikliku usu seisukohalt või pääsemise või taevasse saamise seisukohalt tõenäoliselt see ei mõjuta kumbagi. Või kas inimene peab tingimata saama maetud ja kas inimese hinge mõjutab see, kui inimene maetakse näiteks ilmalikult. No, muidugi me tahaksime, et inimene maetakse vaimulikult, aga nii pea, kui ma ütlen, või kiriklikult, aga nii pea, kui ma ütlen, et inimene, ma ei tea, maja oleks põlema ja põles ära ja teda ei olegi võimalik matta, et mis temast sai või ta uppus ära ja jäi merepõhja, teda ei saanudki matta, et kas ta läks nüüd siis sellepärast põrgusse või, et kirikuõpetaja ei tulnud kohale. No ei läinud. Järelikult on vaidlused sageli sellistel tasanditel, kus ei ole juttu ega kaalukausil inimeste hingeõndsus. Aga seal tahetakse võidelda ja võistelda ja teineteisega. Aga kui on vaja ikkagi seista vastu või seista oma usu eest, siis ei ole vahet, et noh, Auschwitzi vangilaagris ühes kambris palvetasid nii katoliiklased kui protestandid kui õigeusklikud ja juudid kõik ühe Jumala poole. Eesti esu.